on Tristani ema Eliina, kes on üks väga-väga tubli motoemme. Muidugi kõik motoemmed on väga tublid, aga sa oled ekstra tubli, sest et sa sisuliselt üksinda leiad need rahalised vahendid, selle tiimi teie kõrvale. No kui kaua võttis aega, et üldse see motoga seonduv ära kõik õppida? No ütleme niimoodi, et ega mulle väga palju aega ei antud, et ütleme 6 kuud oli niimoodi, et kas teeme või tee kaasa ja siis ilmus meie ellu üks tore meesterahvas, kellel 2 poissi sõidavad ja ütleme niimoodi, et tema kõrvalt ise õppides ja nagu rohkem selle motomaailma tuttavaks saades, siis 3 aastat on väga hästi läinud. Mis võib-olla oli alguses kõige keerulisem? Ütleme nii, et üleüldse nagu endale öelda, et jah, me teeme, et see otsuse vastuvõtmine, et see oli kõige raskem. No mida sa võib-olla ise oskad tsikli juures ära teha? Tagumise rehvi, vahetan vabalt ära, pingutan, selles mõttes keti lõikamise õppisin see aasta ära. No ütleme niimoodi, et kõik mutrid oskan keerata, aga mida ma ei puudu on mootor. See jäägu nendele, kes oskavad seda reaalselt teha. Aga see on ju täiesti suurepärane, kust tuleb selline jõud? Ainult tänu sellele, et Tristan on ikkagi väga nagu südamega asja juures ja tema jaoks on see nagu elu, ja see paneb mind ka tegutsema. No seda on tõesti näha, et ta võtab seda südamega ja tal on olnud väga-väga hea hooaeg. Milline on olnud võib-olla kõige meeldejäävam võistlus? No kindlasti tänane, aga raja mõttes oli minu lemmik Loket. Et seal ta teises sõidus küll nii head sõitu ei teinud kui täna siin, aga see oli täiesti tema rada, kõva rada ja sobis talle ideaalselt isega rahule. No milline näeb sinu jaoks välja see krossipäev? Võistluste päev või see nädal üleüldse, et võib ka nädala kaupa. No ütleme niimoodi, et tegelikult see on pidev suhtlus, et mul on sellised toredad, kes teeb silindrit, kes teeb kolvivahetust, nende meesterahvastega suhtlemine, et vaadata, et mida on vaja siis enne võistlusi korda seada, ostlemised ja motopoes käimine ei ole odav lõbu, aga selles mõttes, et ütleme nii, et igapäevaselt ikkagi 3-4 tundi kulub selleks, et vaadata, et kas on kõik asjad olemas, on vaja midagi teha garaažis, et sihuke veerand kohaga töökoht täiesti. Mis on Tristani tugevad küljed rajal? Mida ta see aasta õppis ja mis on hea teistele krossipoistele võib-olla ka õppida, on coachingus käimine, et iseendaga nagu kuidagi heasse kohta saamine rajal, et kui sa teed vea, et sa suudad lõpuni sõita, et kuigi ta on ütleme nii, et sõna osav poiss, et selles mõttes, et aga see coach imine nagu kindlasti nagu aitas seda väga, et suudab jääda rahulikuks. No tema treener on Hans Priidel, kuidas te temani jõudsite? Hans oli tegelikult meie elus juba 4 aastat tagasi, et me võtsime temalt osasid trenne, et kuna siis Tristani isa, keda meie seas ei ole enam, tema oskused jäid lahjaks, et me siis kohtusime ja siis tundus täiesti loomulik temaga jätkata ja nendevaheline klapp on ideaalne, et on sõbrad ja treener nagu üheskoos. Igal juhul te olete suurepärased, teil on olnud suurepärane hooaeg ja Tristan ise oma kodulehel ütles ka, et motokrossi ei ole tema jaoks juba pigemat aega ainult hobi, et see ongi tema jaoks nagu kõik ja talle saab ka hoogu siis nii-öelda anda. Kuidas seda siis teha saab? Tristanil on siis enda konto, kus me siis teeme vajalikke oste ja põhimõtteliselt rahaline abi oleks nagu väga-väga teretulnud, et selles mõttes, et õlg alla noorele sportlasele, et tal oleks rohkem indu ja jõudu edasi minna. Suur aitäh teile ja palju õnne tänase päeva 4. koha puhul, ei 5. koha. Aitäh, väga hea.